härra Rodrik, ma kaeban teie peale. Ma pöördun teie poole kaebusega, et te ajate täiesti jama juttu. Pükste üle pea tõmbamine. Selga tõmbamine. Oleneb, kuidas sa neid tahad endale nagu seada. See on võimalik teatud tingimustel. Ma olen seda teinud peaaegu terve oma elu. Alates sellest saadik, kui ma tulin välja nagu Muhu tütrik, välja ema osast. Nii, aga ma kavatsen sulle kohe tõestada, kui tehtav see tegelikult on. Ära küsi selle kohta. That's fail. Nii, sobi on tööriist. Okei. Muhu tüdrukud on tavaliselt üsna jonnakad ja raskesti kättesaadavad. Aga samas oleneb ka sellest, kes sebida üritab. Au. Kurat, ta on kiimas ja vahutab. Värg on, aga ei lase. Norub sõrmust. Kui tal on mingi nõuandeid, paluks kommentaaridesse, paluks. Okei, hakkab minema. Nii, õpetus, kuidas tõmmata pükse üle pea. Pükse sa võid üle pea tõmmata mitmel moel. Sa võid püksid tõmmata üle ja niimoodi. Siis jääb nagu 2 patsi, vaata. Kui tahad mängida, et sul on pikad juuksed, kui sa oled õnnistatud looduse poolt selliste geenidega nagu mul, siis vahest võib kujutada ette, et sul on pikad juuksed. Praegusel hetkel on need triibulised. Juuksed 2 pikka patsi. Mul on pikad juuksed. Aga kui sa tahad nüüd nagu täiega välja minna, siis sa võid need üle tõmmata ka niimoodi üle pea. Ja siis ei saa keegi kurta, et sul maski pole. Ja naabrinaised ei saa ka öelda, et jõu hiiresaba, kus sa oma juuksed kahtsid. Et tegelikult keegi mind ei näe siit väga, aga mina näen sind. Aga ma näen siit välja küll. Probleemi pole, mask on ees, keegi ei kobise, lähed panka, ainu. Võtad mingi tööriista ka kaasa, see on parem. Ja asi korras. Ning püksid saab ilma probleemideta üle maja panna, nii et ära kobise. Terviseks. See on probleemid. Tšau.